Tere! Mina olen Siim Kinnas, intellektuaalomandi konsultant Eesti ettevõtluse innovatsiooni ja sihtasutuses. Ja täna me räägime teile immateriaalsest varast ja intellektuaalsest omandist, kuidas seda kaitsta ja kus seda leida. Aga miks see oluline on? Vaatame korraks seda pilti, mis meile vaatab vastu Eesti majandusandmetest. Kui me vaatame seda vara, mida Eesti ettevõtted raporteerivad Statistikaametile ja oma kasumi aruannetes igal aastal, me näeme, et immateriaalse põhivara osakaal üldises põhivaras on praegusel hetkel umbes 7%, kõvasti alla 10%. Kui me vaatame ka rahvusvaheliselt, siis Ocean Tomo nimelise investeerimisettevõtte andmetel Euroopa 300 suurima tööstusettevõtte firmaväärtusest või väärtusest tervikuna moodustab tegelikult immateriaalne vara. Mitte tehased, mitte lauseis, vaid immateriaalne vara. Me näeme, et see on tegelikult suurepärane võimalus Eesti ettevõtetele, kus leida see mootor oma kasvuks ja rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks. Aga selleks tuleb see immateriaalne vara üles leida ja tööle panna. Kuid mis asi see immateriaalne vara siis lõpuks on? Kui me vaatame sellist ametlikku definitsiooni ja loeme, et see immateriaalne vara on ettevõtte käsutuses olev füüsilise substantsita teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara. Siis mida see tähendab? No hakkame tagantpoolt minema. Mittemonetaarne tähendab, et ta ei ole raha sisuliselt. Füüsilise substantsita tähendab see, et tal on väga raske näppu peale panna, et ta ei ole asi, mida me saaksime tõsta ühest kohast teise. Välja arvatud mõnel juhul, kui ta näiteks on paber või kivikujul. Aga sisuliselt me räägimegi sellistest mõtete tulemist. Ja selle alla kuuluvad muu hulgas näiteks intellektuaalomandi objektid, mille kaitsmisest meil räägitakse väga palju, et me peaksime seda rohkem tegema. Aga sinna alla kuuluvad väga paljud muud väärtuslikud objektid, mis ei ole tingimata intellektuaalomand, aga nad on immateriaalselt käega katsutamatud, aga täiesti selgelt omavad ettevõtte äris väärtust. Näiteks ettevõtte bränd, kõik see tarkvara ja andmed, mis ettevõttes on, need teadmised ja tarkus, mis meie ettevõttes on, mida me kusagil mujal väga ei kasuta ja kellelegi ei räägi. Kõik need kokkulepped ja lepingud ja need õigused ja ligipääsud, mis me oma äriprotsesside käigus oma võrgustike kaudu oleme saavutanud. Kõik need tegelikult moodustavad ettevõtte immateriaalse vara ja annavad tegelikult ettevõttele selle võimaluse olla turul konkurentsivõimelisem kui teised. Nüüd, kus see vara paigutub? Ta tegelikult paigutub meie kõikide teiste varaklasside kõrvale. Ehk siis raha, kinnisvara, lauseis, talent ja töötajad on kõik need asjad, millega kõik ettevõtted on harjunud tegelikult toimetama, et need on asjad, mis igal ettevõttel on olemas. Aga niipea, kui me hakkame rääkima immateriaalsest varast, siis see on kusagil meie ümber siin. Et meil on väga raske talle niimoodi identifitseerida. Ja see on tegelikult esimene samm, mis me peaksime immateriaalsest varast rääkides tegema, on see, et me peaksime ta üles leidma ja talle ringi ümber tõmbama, et me oleksime suutelised ütlema, näed, see on see immateriaalse varatükk ja see on teine immateriaalse varatükk. Aga kus me ta siis üles leiame? Kui me vaatame sellist ettevõtet, kes teeb füüsilisi tooteid, tänapäeval on seal kindlasti ka väga tugev tarkvarakomponent sees, siis näiteks esimene koht, kust otsima hakata, on see toode ise. Kõik see teadmine, kuidas ja miks ta töötab, kuidas me oleme ta kokku pannud, milline ta välja näeb, milline on see kasutajaliides, kuidas kasutaja temaga suhestub, see tarkvara, mis ta tööle paneb. Tegelikult see on juba algatuseks väga hea koht, kust vaadata, kus meie see immateriaalne vara on, mis vajaks tegelikult potentsiaalset kaitset ja eraldi kasutusele võtmist. Nüüd, mingid asjad on meil vajalikud lisaks selleks, et see toode tööle panna, need taustasüsteemid, ehk siis back-end, eks ole, kõik see serverite tarkvara, mudelid, algoritmid, interface'id, apid ja kõik muud. Ja läheme järjest seda ahelat pidi tagasi, me näeme, et tegelikult need alused, ehk siis need baastehnoloogiad, mis seda kõike võimaldavad, need oskused, teadmised, mis on meie töötajatel, meie arendajatel, meie inseneridel, on samuti tegelikult immateriaalse vara objektid, mis on võimalik ära identifitseerida, inimestest eraldada ja seetõttu ka tegelikult ettevõttes nii-öelda levitada ja kasutusele võtta. Ja lisaks sinna juurde ka kõik need võimaldajad, ehk siis kõik need kokkulepped ja võrgustikud, mis meil on selleks, et me saaksime need andmed kätte, mida meil vaja on ja selleks, et meie tooted liiguksid sinna suunas, kui meil vaja on. Kui me nüüd käime need tooted ja need ahelad kõik mõnusasti läbi, siis tegelikult me näeme, et see informatsioon, mis seal koguneb laias laastus, paigutub sellistesse küllaltki konkreetsetesse klassidesse või gruppidesse. Ja kui me hakkame siit altpoolt minema, siis me näeme, et näiteks andmed on tänapäeval üks olulisemaid varaklasse üleüldse. Ja seetõttu on ka väga oluline see, kust need andmed pärit on, sest see määrab andmete kvaliteedi ja see, mis nendega teha on võimalik.
Edasi, kuidas need andmed on struktureeritud, mismoodi neid menetletakse, igasugused algoritmid, mis meil need andmed liigutavad ja aitavad meil otsuseid teha. Samamoodi immateriaalne vara. Oskused, töövõtted ja igasugused juhendid ja retseptid, kus kohta need kõik on nagu kirja pandud, ehk siis kuidas me siin neid asju teeme ja miks me neid niimoodi teeme. On oluline informatsioon, mida me tingimata ei taha, et tegelikult meie konkurent teaks. Samamoodi ka teadmised, mis töötavad ja mis mitte. Et näiteks, millise tarnija käest tasub osta meie tooret ja millise tarnija käest ei tasu. See on informatsioon, mille me oleme tegelikult teada saanud oma ettevõttes oma enda higi ja vere hinnaga selle võrra, et me oleme neid tooteid ostnud, testinud ja me oleme tegelikult näinud, millised elemendid failivad, millised mitte. Me oleme kulutanud selle peale aega ja raha ja samamoodi, kui keegi tahaks meie väärtuspakkumist dubleerida, siis ta peaks samamoodi tegelikult selleks selle aja raha ära kulutama, et meile järgi jõuda. Tõenäoliselt ei ole kõige mõistlikum äriplaan tegelikult seda informatsiooni oma konkurendile lihtsalt teatavaks teha, et näe, ma teen neid asju niimoodi. Grupeerituna nimetatakse siis neid andmetükikesi konfidentsiaalseks informatsiooniks või siis salajaseks informatsiooniks, ettevõtte ärisaladuseks või siis ärisaladuseks. Salajane informatsioon. Sammukene ülespoole sellest grupist on juba selline informatsioon, mis võib olla märgatavalt avalikum ja tegelikult sageli ka liigub avalikku ruumi, on siis teosed, aga seal all on tegelikult ka programmid, mis samamoodi loetakse teosteks. Ja teosed kaitsevad autoriõiguse kaasnevad õigused. Sealt edasi, kui me liigume järjest kliendile lähemale nüüd, siis see, kuidas toode välja näeb, on väga sageli selline oluline osa meie väärtuspakkumisest. Teinekord on täiesti see eristav parameeter, mille poolest meie pakkumine on mõnele kliendile atraktiivsem kui mõni teine. See on eriti oluline näiteks, kui me vaatame loometehnoloogia ja loomemajandusvaldkonda. Teised ettevõtted eristavad tunnused, ehk siis need tunnused, mille järgi klient saab aru, et kust see toode pärit on ja oskab selle järgi arvata, et selle toote kvaliteedi või üldiste tunnuste kohta midagi, eks ole. Et need tunnused ei ütle midagi selle tunnuse enda kohta, aga see aitab kliendil teha otsuseid oma valikute tegemise juures. Nüüd sealt sammukene jälle edasi on siis igasugused tehnoloogilised lahendused ja tehnoloogiad, huvitavad võtted, mida me kasutame. Et kõiki neid kolme kokku me saame lugeda tööstusomandi siis valdkonda oma intellektuaalomandi liigi poolest. Ja kõik see kokku, kui me nüüd ilusasti siia ringi ümber tõmbame, moodustabki meie ettevõtte immateriaalse vara portfelli. Ehk siis me näeme tegelikult, et meil siin ettevõtluses väga sageli kasutatakse ingliskeelset lühendit IP, ehk siis IP, me leidsime sellele mõnusa eestikeelse vaste ka, et immateriaalse vara portfell. Kui me vaatame, mis sinna portfelli siis täpsemalt kuulub, et need instrumendid, millega tegelikult me oma õigusi ja oma immateriaalset vala kasutame, siis need on nüüd erinevad intellektuaalomandi täpsemad liigid. Tööstusomandi all me räägime leiutistest ja patentidest, kaubamärkidest, tööstusdisainist, autoriõiguse all me räägime teostest ja konfidentsiaalse teabe, ehk siis salajase informatsiooni all me räägime ärisaladustest, konfidentsiaalse teabest, andmetest ja mõningatest muudest elementidest. Siin tööstusomandi ja autoriõigus on immateriaalse vara liigid, mida kaitseb intellektuaalse omandi õigused, ehk siis konfidentsiaalset teavet ja ärisaladusi tegelikult intellektuaalomandi õigused ei kaitse. Ja siin tuleb neist ka vahet teha tegelikult. Sellepärast, et kui me vaatame, milles tegelikult see Eesti ettevõtete immateriaalne vara seisneb, kui me vaatame sinna sisse, siis me näeme, et valdava osa sellest moodustavad tegelikult intellektuaalomandi õigustega mitte kaitstavad immateriaalse vara vormid. Mis tähendab seda, et tegelikult nende ka toimetamise, nende ohjamise, nende juhtimisega peaksid ettevõtted märksa rohkem vaeva nägema selleks, et need tõelist väärtust meie äritegevuses saaksid luua. Aga see, millist väärtust tegelikult immateriaalne vara või intellektuaalne omand ka meie äritegevuses loob, sõltub sellest, kuidas me nüüd oma äris rakendame ja mis äri me tegelikult teeme. Sellepärast, et väga kallis tehnoloogia, väga madala lisandväärtusega tehnoloogiasektoris ei pruugi tegelikult sellist kasu luua meile. Ja samamoodi informatsioon võib tunduda meile väga oluline ja väga kasulik, aga kui me seda ei kaitse, siis on ta varsti konkurenti juures väljas ja tegelikult meie ärieelis sellega on kadunud. Nii et selles kursuses edasi me räägime tegelikult, kuidas me intellektuaalomandi ja immateriaalse vara instrumente kasutame oma äris selleks, et oma äri pikaajalist edu
paremini võimaldada. Ja esimene samm, mida peame selleks tegema, on rääkima intellektuaalomandi õigustest.